chatboxi kinni, me praegu ei keskendu üldse teile, me keskendume Eglele. Sest aga täna, tegelikult teile ka natuke no ikkagi, muidugi, läbi minu tegelikult läbi teile. sinu nendele, et anname väärtust, sest mina ütlen alati, kui kelle käest nõu küsida, siis küsida nõu nende käest, kes on midagi elus korda saatnud. Mul ei ole mõtet minna naabri Mati, Kati ja Jüri juurde, kes ise ei ole ettevõtlust teinud, kes ei ole ise edu saavutanud, selles mõttes, et nad on stressis, pinges, närvilised ja haiged. Me oleme näinud neid inimesi, ma arvan, et sina ka oled näinud. Nii et me oleme täna siin selleks, et sa saaksid tundma, kes see Egle on. Ma arvan, et väga paljud juba teavad, kes see Egle on. Natuke lähemad sinust, Amazoni, kuidas sattusid. Ja loomulikult nõuanded siis, kes tahavad maailmas läbi lüüa. Ja tegelikult ma ütleks selle, et maailm ei tähenda seda, et sa oled nagu maailma turul, vaid nagu maailm tegelikult on sinu jaoks see, et nagu elu on nagu üks kook, millel on erineva maitsega segmendid ja see on ju sinu maailm. Ja kuidas maailmas läbi lüüa, tegelikult ma paneks siia veel selle alapealkirja, et kuidas sina enda maailmas saad läbi lüüa, sest mina ei tea, kas sina tahad teha maailmas e-kaubandust, nagu mina olen teinud, kas sa teed e-kaubandust Eestis või e-kaubandust üle terve gloobuse, või sinu maailm on see, et sa saavutad edu mingisuguses teises segmendis nagu peresuhted, ma ei tea, tööalaselt sa oled tipptegija võib-olla Eestis või globaalselt, võib-olla sa tahad teenida 10 000 eurot netos pangakontole, võib-olla 100 000 nagu, et mis on sinu maailm tänasel päeval ja sinu maailm võib kogu aeg muutuda ja see on normaalne, et see muutub, aga oluline on see, et me jookseksime selles suunas, mis on sinu jaoks oluline praegu. Absoluutselt. Aga Egle, enne kui meie subtiitrid vist ei taha, me paneme siin... English no. Kas me laseme eesti keel ka panna? No paneme. Kus on eestikeelsed subtiitrid? Siin samas English Estonian on väga grupeeritud kokku oma vahel. No, saate eestikeelsed subtiitrid ka, pärast oleme teada, mis nalja me viskasime. Ma arvan... Fiktsioon on paigas. AI hakkas nüüd meil panema siia subtiitrid alla, nii et meil päris põnevaks järjest. Aga Egle, kuidas või kus sa pärit oled? Sest see on jälle selline küsimus, mida inimesed küsib. Egle, kas sul oli mingisuguseid eeliseid teistega võrreldes, et sa said nagu läbi lüüa maailmas ja noh, tead küll, tavalised küsimused. Ja ma poleks siia #suvaline. Mida tähendab suvaline? #suvaline nagu, mul ei ole mingid vanemaid, kes oleks mingi connectionid üle maailma või nagu, ma ei tea, omaksid mingisuguseid tehased kuskil, et noh, nagu rutan korraks ette siia, et ma täna toimetan 7-kohaliste käivetega ettevõtetega globaalsel turul, aga kui ma alustasin, kui ma sündisin, poppisin siia maailma, siis nagu tavaline pisikene väikene... Need ongi 7-kohalisi numbrid, käibenumbrid. No mu vanematel ei olnud, on ju, et ma ei sündinud sellesse kohta. Ma pigem sündisin loodusesse, pisikesse külasse, kus inimesed käisid kolhoosis tööl. Väga tavaline oli see, et rahvas õhtuti lihtsalt tegi suitsu ja jõi ja nagu... Ma just tahtsin jõuda sinna, et kas see oli traditsioon, et õhtul istutakse maha, võetakse väike pudel viina ja... Suitsu, vaata, sa teed sinna tellistest ahju. Et sa puhud sinna ahju ja siis ta tõmbab selle suitsu välja, ja siis samal ajal on sul kõik need igasugused õllepudelid ja värk. #Vabaõhumuuseum, kes ei ole käinud, jumala äge kortermaja on sinna püsti pandud ja sa astud sinna 4 korterisse, mis on eri ajastustest ja kui sa lähed sinna 80ndate korteritesse, oh my god, me kõik tunneme ennast seal ära, see köögilaud on lihtsalt disgusting. Seal oli isegi mehukoti oli olemas. Kui sa tahad teada, kus ma tulen, siis põhimõtteliselt on see köögilaud. Jah, ma arvan, et see meie ajastu kohta vist võib öelda suurem osa inimeste kohta, et see paraku nii on, jah. Et ühesõnaga tegelikult jälle see sama müüt, mida räägitakse, vaata, et selleks, et elus läbi lüüa, peab sul olema, ma ei tea, edukad vanemad, palju raha, tegelikult on see müüt. Ressursid, ma ütleks, ei ole. Kui sa saad hästi varakult ressursid kaasa, siis sa tegelikult oled laisk ja sa ei oska ise ressursse lüüa. Esimene asi, mis on sinu kui ette, ma kujutan ette, et kui sa vaatad täna seda webinari, siis hinges kriibib sul natukene see, et hei, ma tahaks elust natukene enamat kui see, mis mul on täna juba olemas. Ehk siis sul on uudishimu, soov, sa nagu tead, et sa oled väärt midagi rohkem enamat ja see eeldab, et sa muutud ise proaktiivseks. Ehk siis kõige tähtsam ülesanne täna on luua ressursse. Ma küll väga üldistan praegu, aga üldiselt eestlastele on jagatud sellised kaardid. Meil ei ole aega, meil ei ole raha, meil ei ole teadmisi, meil ei ole tutvuseid. Ja küsimus on nüüd see, et kas mul on soov ja tahtmine.
kõike seda asja teha ja kui mul on soov ja tahtmine endale paremat elu luua, aeg, raha, tutvused ja teadmised, ma saan kõik need tekitada endale. See on nüüd mingisugune 5-tunnine loeng on ju, kuidas igas segmendis endale ressursse tekitama hakata, aga Karmo ilmselt oskab küsida küsimusi, et mis iganes segment huvitab kõige rohkem. Täna me 5 tundi ei võta siin, on ju. See on kindlasti, ma arvan, ma võin sinu päevi veeta ja vestelda siin, on ju. Aga tegelikult on meil, me arvestame isegi 45 kuni tund, on ju. Nii et varu see aeg omale, pärast saad ka järelvaatamise, et ära, kui sul on vaja kuskil minna, siis ei ole siia aheldatud, ütleme selle kohta, aga ma arvan, et sa ei taha ära minna, sest nii palju väärtuslikku infot tuleb. Ma tahaks väga, et tänase päeva lõpuks sa saad nagu selle ühe pisikese nuggeti, kuidas sa saad hakata endale rohkem ressurssi looma. Kui Karmo mulle mingisugusel hetkel selle akna avab, et ma saan vatrama hakata, siis ma täiega jooksen. No ma ei tea, kas ma selle akna avan. aga ma tean, et ma isegi ei mäleta, kuidas meie teed ristusid, vahet ei ole ka, aga lihtsalt jälle sarnaselt mõtlevad inimesed tõmbavad üksteise poole. Nii et tegelikult oled sa pärit väikesest, kuidas ma siin nimetan, külast. Olen viisakad. Kus inimesed täitsa tavalised. Täitsa tavalised, aga olid väga toredad. Nagu mul ei olnud inimesed, mul oli pool suguvõsa seal ja nagu Pullerbi küla oli lihtsalt, et seal, ma ütlen, ma veetsin oma päevad. Ma pean sääse ära ajama. Päevad veetsin, et vaatasin, kuidas muru kasvab, on ju, et siis ma juba tundsin, et see nagu surutuse koht. Ma lõin endale kontrasti sellega, et ma olin väikeses väga toredas külas ja ma endiselt soovin kogukonda, aga mitte midagi ei toimunud. Ja sealt hakkas see kontrast tulema, et hei, kui ma tahan, et mu elus midagi toimub, siis ma pean ise sealt külast välja minema. Ma pean ise minema keskkonda, kus on rohkem võimalik asju liigutama hakata. No nagu öeldakse, et selleks, et midagi teha on vaja inimesi, on ju. Ja täna on meil see interneti ajastu, vaata siin äge. Istume siin kuskil keset parki ja teeme webinare, on ju. Oleksid sa kujutanud sellist asja ette veel 10 aastat tagasi? Mina küll ei oleks. Ei, siis oli 5 minutit võttis, et su veebileht avaneb, on ju mingi Zoomi webinarist ei oleks saanud unistadagi. Et tegelikult meie käsutuses on kõik ressursid olemas. Kõik teadmised, mida sa vajad, et elus läbi lüüa, on sul juba olemas. Ja me tahame sul näidata, et tegelikult aeg on vabandus, raha on vabandus, mul ei ole tutvusi, on vabandus, ma elan vales kohas, on vabandus. Me oleme super vabanduse leidjad. Ja see on väga-väga suur vabanduste koht. Kui ma kuidagi saaksin liigutada sinu selliseid, no ma kujutan ette, et meil on väga palju kivistunud harjumusi, kuidas me elus opereerime ja siis me muutume nende kivistunud harjumusi, nagu fossiilid, eks ju. Ja siis me nagu mõtleme, god damn it, et miks ma elus edasi ei liigu, aga pagan nagu sa fossiil on ja raputaks selle kivi sealt maha. Kõige olulisem asi, mille peale mõtelda, kui tahta teha kvanthüpet ja kvanthüppest ma tahaks rääkida konverentsil ka, kui me sinuga sügisel kohtume, on see, et kui ma kogu aeg kustutan tulekahjusid, siis mul on jäänud tegemata pikaajaline visioon, planeerimine, palju ma üldse suudan. Osad inimesed nagu mina oleme need, et me muudkui, oh my god, see asi ja siis ma jooksen kogu aeg igas erinevas suunas, aga siis ma umbes raamatust jõuan 10 lehekülge läbi lugeda ja see on juba järgmine, on ju. Sest sul on tekib mõte ja sa hakkad seda ellu viima. Ja liiga kiiresti, on ju. Ja ma tahan, et sa saad teadlikuks sellest, mismoodi sinu närvisüsteem töötab või teised on sellised koleerikud, on ju, et ma muudkui nagu olen paigal, sellepärast, et kui ma ometigi mingisuguse sammu võtan, siis ma võin ju saada sealt mingisuguse laksu või siis ma olen väga-väga nagu ärevil või ma olen väga selline kinni, on ju. Vahet ei ole, sul on oluline teada saada, et mismoodi sinu närvisüsteem töötab, sellepärast, et kui ma ei tea, mismoodi minu närvisüsteem töötab, siis ma ei saa planeerima ja nagu ennast juhtima hakata. Kui ma enese juhtimisega ei tegele, siis ma tegelen tulekahjude kustutamisega ja ma tegelen teiste elude elamisega, kui ma enda elule visiooni loonud ei ole. Ja siinkohal ma tahakski öelda, et tegelikult kes on kõige tähtsam inimene meie elus? Paraku sina ise oled kõige tähtsam inimene enda jaoks. Sest kui sina ei hooli endast, ega hoolitse enda eest, siis miks teine inimene peaks sinust hoolima või sinu eest hoolitsema? Räägime, jätame vahele nüüd lapsed ja siis ütleme, et vanemad inimesed, kelle eest on vaja hoolitseda, aga enamust ikkagi inimesed peaksid saama ise väga hästi hakkama ja inspireerima teisi. Ja miks ma tahtsingi Eglet siia? On see sama, et ta inspireerinud juba nii palju inimesi ja sa inspireerid veel neid inimesi. Aga kuidas sinul, ütleme siis nüüd külakohast, tagasihoidlikust kohast, tekkis mõte üldse minna Amazoni?
No vaata, kuna mul juba lapsepõlvest saadik oli selline nagu koht, et kui ma ise ei võta vastutust enda elu eest, siis minu elus ka mitte midagi ei muutu ja ma nägin, mis saab nendest inimestest, kes enda elu eest vastutust ei võta. Sa istud oma seal tellisel pliidi ees. Ma toon näite, aga see on, et ma teen reklaami, vaata Vissi vesi, onju. Et nad võtsid niimoodi lihtsalt, aga see oli midagi muud oli siia peale kirjutatud tavaliselt, onju. Jah, täpselt. Ja siis nad ootasid, et keegi muudaks midagi nende jaoks. Ja, aga seda ei juhtu nagu never. Tegelikult mitte never seda ei juhtu, et ma sain selle kogemuse juba väikse lapsena ja ma endiselt armastan väga pisikesi kogukondi, aga ma nägin, et kui sa tahad, et su elus päriselt suuremad asjad liiguvad, siis ma pean minema sellest keskkonnast ise välja. Ja nii kui ma keskkooli läbi sain, siis tegelikult ma läksin kiiresti Tartusse, siis ma läksin kiiresti Tallinnasse ja see nagu kratsiv nagu soov luua oma elus enamat viis mind olukorda, kus ma töötasin väga paljudes erinevates ettevõtetes, lõpetades kõige suuremaga Äripäev, ma juhtisin mitmeid osakondi. Kui sa täna teed palgatööd, jumala hea, võta endale kõige raskemad ülesanded, kõige keerukamad asjad, mis sa vähegi saad võtta, sest sa saad katsetada ja õppida tööandja raha eest. Ja see oli see, mida mina tegin palgatööl töötades. Kas sa siin mõtlesid ka juba niimoodi või? Jah, mõtlesin siis niimoodi. Väga tubli, ma ei mõelnud niimoodi. Ma mõtlesin täiega niimoodi ja see teeb nagu, kui sul täna oled palgatööl tüdinenud, siis nagu, aga mõtle, see on tasu, nagu selles mõttes keegi maksab sulle peale, et sa saad õppida tippteadmisi oma segmendist. Ja kui sa kunagi tahad ise seisvuda ja ise endale tööd pakkuda, mõtle, kui kallis on kõiki neid vigu enda raha eest teha, katsetada, õppida, käia konverentsidel, ma ei tea, teha mingisuguseid kliendiuuringuid, uusi programme õppida, uute ettevõtetega sidemeid luua, uusi strateegiaid, taktikaid rakendada, on ju. Pane 100% kõik see praegu tööle, sest sulle makstakse selle eest ja fine, kui sa nagu tunned väga kriipivat tunnet, et ma tahan ise seisvuda, ma ei taha, et keegi ütleb mulle, ma pean 9-5 ma tagumikku selle tooli peal hoidma. Sa võid igal hetkel sealt ära tulla, aga võta maksimumi nagu selle raha eest, mis sulle praegu makstakse ja tule siis ära. Ja mina alati soovitan ja ma ise tegin samamoodi, kui ma töötasin palgatööl. Ma olen vist käinud läbi, kolistanud 5 erineva ettevõtte loomise ämbrid samal ajal, kui ma olin palgatööl. Sellepärast, et kui sa kõrvalt vaikselt teed midagi, siis ei ole seda survet, et mul sissetulek kaob ära, et mul on nagu mingi pangalaene ja ma ei suuda enam maksta ja ma kaotan lastega kodu ära, on ju. Kindlasti, kui sul on ettevõtlik meel, siis hakka pisikese side hustle'iga nagu kohe palgatöö kõrvalt peale ja kes ei ole veel kursis sellise raamatuga, mida kirjutas Tim Ferriss, 4-hour work week, siis sealt saab väga häid nippe, eriti praegusel AI ajastul, kuidas sa oma nii-öelda töökirjeldusesse pandud ülesanded saad lühendada niimoodi, et sul tegelikult tekib sealt aega ja nugget, mida ma tahan sulle kindlasti täna kaasa anda, on see, et kus tekib sulle veel aega juurde, on 2 väga crazy't segmenti. Me konverentsil räägime nendest natuke rohkem. On see, et kui sa lõpetad ära teiste elude elamise, sa ei lähe enam mõttetutele grillipidudele, sa ei võta vastu, ma ei tea, tädi 3-tunniseid kõnesid, sa ütled, et sa hakkad piire panema iseenda jaoks. Notification'id telefonis. Ma nüüd ütlen, et kui te muutute väga ebapopulaarseks teiste inimeste jaoks, siis te hakkate saavutama edu. Täpselt, jaa. On nii, noh? Kahjuks see niimoodi on, sellepärast, et kui ma alustasin meie webinari sellest, et meil on vaja ressursse luua iseenda jaoks, siis me tõmbame nad sealt ära iseenda jaoks. Ja kui need tädid ja telefoni notification'id, kõik notification'id, mina tahan, et sul on notification'id kõik maas, kui see ei ole just su laps, surev tädi või nagu midagi sellist, on ju. Sellepärast, et see on samamoodi äppide elu elamine, see on sisse programmeeritud neuroturundus, et sul tekiks nagu ärevuse tunne ja sõltuvus ja siis tekib sealt pisikene dopamiini release. Vabandust, ma praegu lähen suhteliselt teaduslikuks, aga me põhimõtteliselt kogu aeg elame sellises kerges ärevuses, kui meil tuleb notification, sest me ei tea, kas on hea, halb, kas ma pean tegema midagi, kuskilt on midagi jäänud, ma ei tea, märkamata, on ju. Samal ajal me oleme selles sõltuvuses ka. Ma tahan, et sa tõmbad oma närvisüsteemile sellise rahufooni peale. Keegi ei saa sulle sisse sõita, kui sina seda ei vali. Sina lähed chatti ja vaatad siis, kui sulle sobib, mitte siis, kui su sõbrale sobib. Kui su sõber hakkab surema, siis ta helistab sulle. Ma olen sinuga nõus, sest et minust, kui me nüüd läheme vaata, siis tegelikult see, kui ma panen need notification, siis ma nagu kardan, ma jään millestki ilma. Või et ma ei jõua piisavalt kiiresti reageerida, aga meil endiselt telefonis töötab telefoni funktsioon. Absoluutselt. Et võtke omal aega. Ja nüüd
aga kuidas sa siis töötasid erinevates ettevõtetes? Jah. Ma nüüd võtan niimoodi, et sa töötasid erinevates ettevõtetes, ma tõusen kohe pikemaks, läksin pikemaks. Sina oled 2 korda pikem kui mina praegu. Ma proovisin sinuga ühe pikku olla, siis ma sain aru, et me ei saa olla. Aga kus sul ikkagi tekkis siis Amazon? No kuidas sa tegid sellise otsuse? Täiesti ebaloogiline See on tegevus. täiesti ebaloogiline ja kõik, mida ma elus teinud olen, on 100% ebaloogiline. Muidu me polekski täna siin, jah? See on täiesti ebaloogiline. Kui ma hakkasin palgatööl töötades, hakkasin tegema side hustleid, siis mul oli turistinänni müüsin vanalinnas, mul oli sisearhitektuuri ettevõte, mul oli digiturundusettevõte, midagi oli veel, ma ei suudagi meenutada. Laste mööblit tegime eksabikaasaga koos, nagu nad ei ole omavahel mitte kuidagi seotud. No kuidas on puidust laste mööbel ja teletorni turundamine omavahel seotud? No üldse ei ole. No ma ei tea, jah, puidu kujunenud teletorn. Või siis ma võin teha kukkumistesti voodile sealt 175 meetri kõrguselt on ja platvormilt, aga ei, ühesõnaga ma tahaks anda sulle selle nuggeti kaasa, et kui su elu kutsub sind täiesti ebaloogilisse kohta, et võib-olla sa täna oled lapsehoidja või täna oled sa raamatupidaja, aga tegelikult hing kratsib, et ma tahaks ikkagi aiandusega tegeleda või mine tee see ära sellepärast, et tulevikuametid ei ole lineaarsed, nagu nad on täna. Tulevikuametid, minusugune näiteks õppis kunsti eluaeg ja nüüd ta õpib füüsikat. Tulevikukunst on füüsika pluss kunst. Ja see ei ole ainult lihtsalt, et ma joonistan, vaid ma teen füüsikaga midagi. Ja elu tegelikult tahab sind juhtida sellesse õigesse kohta. Tänases punktis see on ebaloogiline, tulevikupunktis see on 100% õige. Siin ma ütlen Steve Jobsi kuldsed sõnad. Sa ei saa ühendada vaadates punkte ette, enne. Sa saad ühendada vaadates taha. Kõik, mis on meie elus, ka sinu elus, minu elus, sinu elus juhtunud, tegelikult on toonud sind selles hetke, kus sa hetkel oled. Kuidas sul tulevik edasi läheb, on sinu enda otsused, sinu enda mõtted. Ja kui sa lõpetad teiste inimeste elude elamise, siis sa saad elada oma elu. Väga suur pluss, mõtleks selle peale. Väga suur pluss ja kui ma tagantjärele vaatan, siis tootearendust ma tegin mööbliettevõttes. Amazonis ma pean tegema tootearendust, digiturundust, mul oli digiturundusettevõte, üldse nagu turundust või kui sellist on ja sisearhitektuur, no see on selline visuaalne, et kui ma tooteid loon, et siis mul on vaja listingut luua, kõik selline nagu visuaalne pool, et 3 sekundiga klienti endale võita. Aga põhimõtteliselt need viimased punktid, mis mul elus läbi käisid, mis tundusid täiesti ebanormaalsed ja ma käisin sellised egosurmasid kogu aeg läbi, nii kui ma mõtlesin, et goddammit, ma ei saa ju skaleerida sisearhitektuuri ettevõtet, sest ma olen kogu aeg pudelikael, siis ma nagu surin, sellepärast et ma ju tahan teha seda, aga ma sain aru, et ma tahan midagi suuremat ja ma pean oma unistusele nagu kriipsu peale tõmbama lootuses, et kuskil väljaspool on midagi veel paremat minu jaoks. Ja lõpuks me sattusime perega elama, kuna meil oli perekondlik olukord selline, et me pidime Eestist ära minema mõneks ajaks. Mitte kriminaalne. See oli väga oluline. See on väga oluline. Palun hakake nüüd guugeldama, millega Egle hakkama sai. Criminal records ja pull up, nagu Eestis on ju kõik kättesaadav. Siis me läksime Aasiasse elama ja seal ma juhtusin ujuma basseinis ühe mustanahalise politseiameti assistendiga, kes müüs Amazonis šokolaadi popcorni pitsasid. Oota, palun korda. Mul oli samamoodi nagu šokolaadi popcorni pitsasid. Amazonis. Ja siis ma mõtlesin nagu, nagu, mida sa teed? Ja siis selle ühe pitsa käive kuus oli 3000 ja siis ma mõtlesin nagu, okei, nagu ma praegu teen siin mingi sisearhitektuuri, digiturundust ja mul on sama käive nagu 3 lapse kõrvalt on ja siis ma full time ei saanud teha 3 lapse kõrvalt, nagu sama käive, aga sa paned mingi 2 tundi sisse, ma panen mingi 78 tundi sisse on ja et räägi mulle sellest ja siis ma hakkasin seal, mul oli pisike beebi, mingi 5-6 kuune. Teised lapsed olid natuke suuremad ja siis põhimõtteliselt jälle ressursi loomise koht on ja väga paljud pered või üldse nagu isad ja emad ütlevad, ma ei saa, mul on siin mingi töö ja lapsed ja värk-särk on ja mul oli ka, aga küsimus on pigem see, et mis on nõutav selleks, et ma saan. Ja minu puhul oli vastus see, et jaa, ma päevasel ajal ei saa. Päriselt ei saa, sest et 3 lapsega on freaking intensive nagu, sest et nad ei käinud ju koolis ka mul Aasias on ja mingi istud ja vaatad seal basseini ääres, et nad ära ei sure. Ära ei jupu on ju. Igavusse. Ei. Jah, backflipides, mis iganes basseini ääres. Aga 9-1 öösel kõlab küll võib-olla veidi kreisilt. 9-1 mul oli 4 tundi ja siis ma sukeldusin õppimisse ja kui rääkida sellest, et kui ma hakkan ressursse looma, kõige esimene koht on aeg, sest mul on vaja aega. Mida?
mul ei ole aega, mul on vaja õhtul kella 7-st kella 12-ni telekat vaadata. Vaat see on see koht, kus sa lood endale ressurssi, sest siis sa ei vaata. Ma pean vaatama, sest kui ma ei ole kursis uudistega, siis mul ei ole ju elu. Jube palju aega võtab kogu selle ärevuse metaboliseerimine süsteemis, ma ütleks. Ma ei tarbi mitte viimane uudis, mida ma kogemata nägin, oli see, et Trump sai endale kõrvaaugu. Rohkem ma ei tea midagi. Tead, kõik, mis peab meieni jõudma, jõuab niikuinii. Ja see oli 2013 või 2012 õppetund, kui mul sõber tuli külla ja ütles, et kõik, mis peab sinuni jõudma, jõuab niikuinii. Ära vaata uudiseid, ära kuula uudiseid, ära tarbi meediat. Ja räägib meediamagister, ma olen Tartu Ülikoolis õppinud ajakirjandust magistritasemel. No ja sa oled minuga nõus. Ma olen sinuga 100% nõus. Põhimõtteliselt ma ei tea, mis aastal see sinul oli, aga meie oleme siis perega elanud omas mullis siis aastast 2013. Ja kõik on öelnud, kuidas te saate, aga ma ütleks, et elu läheb järjest paremaks. Sellepärast, et meedia on lõks, on ärevuse müümise lõks ja mida rohkem sa oled ärevuses, seda rohkem sa tahad turvatunnet otsida läbi välise ja seda rohkem sa ei saa seda, sest meedia ei anna sulle mitte kunagi turvatunnet, nagu seda ei juhtu, sest ainult ärevus müüb. Räägime nüüd väga ebapopulaarseid teemasid. Turvatunne ei müü mitte midagi. Ei müü, jah. Jah, aga kui sa tahad enda jaoks ressurssi turvavarustus müüb, kuule, ära jama. Tamreks. Tamreks sellepärast ongi head käibed. Kui me räägime ressursi loomisest ja enda elu enda kättevõtmisest, siis energiat vabaneb mega palju. Kui ma toon nagu natuke lineaarset sellist ressursside vabastamise valemit sinu jaoks, esimesena sul on vaja leida see ajablokk Netflixist, see teiste elu elamisest. Facebookis scrollimine, YouTube'is videot vaatamine. Notificationid maha on ja hiljem võime rääkida või kui ei jõua, siis konverentsil räägime tegelikult produktiivsest multitaskimisest. On olemas võimalik, on olemas produktiivne multitaskimine, mida kindlasti noored emad peavad kasutama. Kui nad tahavad, Eestis on jube hea, et sul on 1,5 aastat tegelikult aega ettevõtlusega alustada. See on super hea ja ma üldse ei ütle, et sa pead läbi põlema, ma ei taha, et sa läbi põled. Siin on produktiivse multitaskimise võimalused. Ma võin konverentsil nagu selle valemi anda, sest ma olen ise 3 lapsega teinud on ja esimesena sul on vaja luua aega, selle ajaga sa lood iseendale rohkem väärtust, sa nagu tood endale teadmisi sisse, sest et kui sa tahad näiteks 10 000 eurot netos oma pangakontole saada läbi mingisuguse tegevuse, keegi ei tule sulle seda niisama andma. Sa pead iseenda väärtust tõstma nii palju. Äkki tuleb ära. Ja ütle igaks pangakonto numbriga, keegi tahab anda. Jõulutunnel on praegu. Filmime Hispaaniast. Sellepärast on roheline taust. Aega, kõigepealt lood endale aega, siis sa lood endale, sa suurendad iseenda väärtust. Ja siis hakkavad tekkima võimalused nagu, et kuhu ma selle väärtuse investeerin niimoodi, et ma päriselt saan sealt tagasi ka, et see on nagu selline väga lihtsustatud valem. Mida ma siin toongi välja on see, et keskendu iseenda väärtuse kasvule ehk anna endast parim, õpi juurde ja mis väga oluline on muidugi rakenda, sest kui sina oleksid jäänud vaatama neid õppevideosid asju, nagu sa ütlesid, et 4 tundi, siis sa ei oleks kindlasti Amazonis edu saavutanud, sest sul ei oleks olnud aega Amazonist teha midagi. Nüüd sa hakkasid Amazonist toimetama. Kas kohe oli mõte, et teen siin need vinged exitid ja Ei, seda mitte. Ma tegelikult, miks Amazon üldse maksin pihta, ega see ei ole mingi, et ma olen nii romantiliselt armunud ja e-kaubandus ja mingi USA turg ja see oli sellepärast, et meil igal ühel on päevas 24 tundi. Kas sa teed Viljandis pitsaputkat või sa müüd USA Amazoni klientidele kaabliorganisaatorit, mida ma müüsin oma exiti teinud ettevõttes, mis tegi Eesti suurima exiti. Ma isegi ei tea, mida see termin tähendab, kaabliorganisaator, see on kontorites on laua all on sellised korvid ja plastikust tuubid, et siis kontorites ei ole põrand, ei ole igast kaableid täis on ja kui sa Eestis müüd neid kaabliorganisaatoreid, siis sa heal juhul teed käivet võib-olla, ma ei tea, 490 eurot kuus. Maailma mastaabis oli võimalik teha käivet 4-5 miljoni vahel aastas ja teha Eesti suurim e-kaubanduse ettevõtte exit, sellepärast, et see on globaalne turg, aga tööd ma panen sama palju sisse ja sellepärast ma jõudsingi Amazoni, mitte romantiline armastus, vaid see, et ma saan skaleerida iseenda töötundide eest, ma saan kõige rohkem tagasi. Ehk tegelikult, kui sa teed praegu midagi, näiteks sulle, ma ei tea, sulle meeldib koristamine, siis väga tore, et sul meeldib koristamine, aga seal on taaskord see tunnitasu või siis objektitasu.
nüüd, kui sa tahad seda tõsta, sul on teine üks võimalus on minna ala New Yorki tegema, kus tunnitasu on kõvasti kõrgem kui Eestis, on ju. Aga maksad elamise pealt ka? Just, maksad elamise pealt, ehk jälle tasakaal on ju. Teine võimalus on, sa pead koondama kümneid inimesi, kes armastavad koristada oma ettevõttesse, on ju, väärtustama neid ja läbi nende kümnete inimeste, kes sinu ettevõttes töötavad, saad sa teenida rohkem, aga üksinda sul lihtsalt füüsiliselt ei jõua. Oma tunni müümist sa võid teha, aga ainult sellepärast, et sa saaksid teada, kuidas see segment töötab, et hiljem panna teised inimesed seda sama asja tegema, mida sina oled teinud. See on ainukene valem. Või kui ma võin tuua tegelikult, kuidas päriselt koristamisega miljoneid teenida, on see, et sa hakkad tegema shorts TikTokis, YouTube'is, Instagramis, ägedaid koristamise shorts ja monetiseerid selle ära. Ja mis on mulle väga meeldis, oli see, kui Bob Proctor on ju, kes mind nii-öelda juhtis elus, siis kui tal oli esimene ettevõte, oli koristusettevõte. Ja ta ostis omale laenu peale siis puhastusaparaadi ja muud asjad on ju, et põrandaid koristada kontorites. Ja nagu ta oli pankroti järje peale, siis põhimõtteliselt keegi talle raha andnud, siis üks liigkasuvõtja nii-öelda andis talle selle mingisugune ala $1000, on ju, selle ajal oli see ikka üübersumma 60. aastatel. Ja siis ta hakkas tegema, nägi, et raha tuleb, on ju. Ja ta rabeles järjest rohkem, sest raha tuli ju rohkem. Siis ta loobus palgatööst ja rabeles veel rohkem. Ja siis ühel päeval ta viskas sussid püsti tee peal. Ja siis tal oli selline väga kihvt vend nagu Ray Stanford, kes tema isa tuttav oli, miljonär ja nii edasi, ütles, et ma ju ütlesin sulle, kui sa ei suuda koristada kõiki kontoreid siin linnas, siis ära korista ühtegi. Mida see tähendab? Leia inimesed, kes koristaksid, sina leia nendele tööd. Täpselt. Ja ütles ka, et ja siis ta ju 4 aastaga tegelikult laienes ju erinevates riikides, on ju, Kanada, Ameerika, Inglismaa 4 aastaga. Ja 2 nädalaga tavalist ettevõtte püsti pandud. Siis ei olnud internetti. Siis see ongi see, teadmised on jõud ainult siis, kui sa neid rakendad. Ainult siis, kui sa rakendad ja sa pead tegelikult väga teadlikult rakendama, sest kui sa tuled palgatöölt ära, palgatöölt sa võid olla eluaeg, keegi ütleb, et sa pead ära tulema, aga kes iganes teab cashflow mängu, siis cashflow mäng on Robert Kiyosaki kvadrant. Sa oled alguses meeskoeraga. Sa pead olema meeskoeraga, sa pead õppima selle crafty, ehk siis ütleme nii, et sa pead olema see, näpud sisse panema, et aru saama. Kõigepealt lähemale tuua, siis tuli üks sõber siia. Et missuguses valdkonnas sa üldse töötad, et ma ütlen, et ettevõtet ei saa päris niimoodi ka püsti panna, et sa absoluutselt ei oma ala IT-st või ma ei tea, õpetamisest või ma ei tea, ehitamisest mitte mingit aimu, sest muidu sa oled rumal töötellija ja sulle tõmmatakse kott pähe, on ju. Mine sinna sügavale sisse, ole meeskoeraga, ela hinga seda segmenti. Nii kui sa tunned, et sul hakkab mingi teadmine juba tekkima, iga asi, mida sa teed 5 korda, edaspidi on vaja outsource ida assistendile, siis sul tekib ettevõte, vaikselt hakkab inimesi tulema sinna, sina hakkad looma süsteeme, inimesed hakkavad süsteemi järgi tegema korduvaid tegevusi. Sinu asi siis on tuua uut raha, kasvu, turge, kliente sisse. Sinu asi ei ole enam korduvaid taske teha. Kui sa sinna mulle nii meeldib seda teha. Ja kui ikka ise tehtud, siis on ikka hästi tehtud ja see ei ole kuulnud neid juttu või? See on kontrolli vajadus ja see on see, et aga palun tee seda. Keegi ei ütle, et sa pead sealt edasi liikuma, aga kui sa tahad täielikku vabadust ja ma igaks juhuks ütlen ära, et õnne kõige suurem komponent on täielik vabadus. See tähendab rahaline vabadus, ajaline vabadus, seltskonna vabadus, riigi vabadus, mis iganes. See on absoluutne vabadus. Ma võin teha, millal iganes ma tahan. Kui sa jääd tegema, sul on õmblusettevõte ja sa õmbled neid kitlaid päevad läbi, sul ei ole tegelikult vabadust. Ei ole. Olgu ta siis ehitus. Ja, sa võid öelda, et sa oled õnnelik, aga kui ma tahan homme lennata Balile või New Yorki, siis ma seda teha ei saa, sellepärast, et mu kliendid jäävad tooteta. Ja kui sa oled need inimesed endale tööle võtnud ja leidnud uued kliendid, värgid, särgid ja kui sul see ka juba on enam-vähem pilk on selge, siis sa võtad endale juhi tööle ja sa ise oled oma omanik, aga sa enam aktiivselt ei tööta seal ettevõttes. Ja hiljem, kui sa enam ei taha ka omanik olla, sa võid olla omanik elu lõpuni, midagi pole halba, aga sa müüd oma ettevõtted ära ja siis saab sinust investor. Ja see on nagu Robert Kiyosaki kvadrant, millest ta soovitab liikuda, et saada absoluutne täielik vabadus. Seda ei saa teha ilma, et sa ei tõmba enda aega välja teiste elu elamisest ja enda aja raiskamisest. See minust ongi see enesedistsipliin, nagu Bob ütles ka, nii tore, meil on sellist sõbrad siin, vaata, ega tapab. Miks sa ära ei tapnud teda? Teie ellu näen üldse, et surma. Üks läinud, miljard alles. Hashtag Eesti. Hashtag Eesti suvi. Et tegelikult
kui me ei võta täielikku totaalset vastutust oma enda elu eest, siis keegi teine seda ka ei tee. Mulle väga meeldib see Wallace D. Wattletsi raamat Rikkaks saamise teadus. Aasta 1910 on see kirjutatud ja see algab päris nagu intrigeerivalt. Valitsuste eesmärk ongi hoida inimesi vaesuses. Kahjuks. Nii et mitte paha pärast. Me ei ütle, et midagi on valesti, aga see ongi süsteem ja meie asi on sellest süsteemist läbi näha ja nii nagu Egle sina tegid, vaata, et lähed seda oma ettevõtet rajama, siis proovid erinevaid ettevõtteid, siis jõuad Amazoni, siis süsteemselt tegutsed. Kas sul olid ka juhendaja või sa ise kõik õppisid või oli sul hea juhendaja ka, kes õpetas Amazonis turundama ja tegema? Ma olen eluaeg võtnud kogu aeg coaching ut ja by the way teraapiat. Coaching ut ja teraapiat. Teraapiat selle pärast. Coach tapab sind ära ja teraapia aitab taastada. Ja nagu üks paneb ühe piitsaga ja teine on nagu, sa suudad. Tegelikult teraapiat selle pärast, et me tuleme, kes iganes on lugenud Ants Rootsi seda 7 generatsiooni raamatut on ja meie rakkudes on nii palju kusjuures automatiseeritud alateadvust ja sellepärast intuitsioon väga sageli ei ole usaldusväärne, sest me reageerime automatiseeritud alateadvuse baasil, mis tuleneb sõdadest. Esimene maailmasõda, teine maailmasõda. Kui meil on 7 generatsiooni hirmu, ärevust, et oh my god, ma ei saa usaldada, ma ei saa naabrimehega äri teha, sest ma tahan ise olla see suur, on ju. Siis egolaks, siis ma tegelikult ei jõua kuskile ja teraapiaga sa saad need pidurid enda pealt maha võtta. Sinu ettevõte ei kasva, kui sina ei kasva 2 korda kiiremini. Väga lihtne ja väga banaalne asi on see, et kui näiteks minu Amazoni ettevõte hakkas tegema kuukäivet 40 000 kuus, mul tekkis nagu error, et oota, see ei ole ju normaalne, kuidas on võimalik, et mina väikese külatüdruk teen 40 000 kuus nagu käivet. Mida teeb ravimata alateadvus on see, et ta hakkab piire tõmbama. Ma ei saada kaupa sisse, sest see ei ole ju normaalne. Ma ei saada kaupa sisse, ma hakkan mõtlema, et kes see ikka ostab, on ju. Ma ei tee tootearendust, ma ei lähe turuga kaasa, siis ma jään lõpuks maha teistest, on ju. Ma hakkan nagu mõtlema või siis mõtlen nagu lõks on see, et kõik on nii hästi, ma olen peaaegu juba selle lähedal, kõik on juba niigi super hästi ja ma ei kasva edasi. Seal minu arust ongi see üks lõks ongi see, et me võtame selle väikse eesmärgi, et näiteks nagu sa ütlesid, 10 000 eurot kuus, on ju. Mõni ütleb, et Karmo, sa oled lolliks läinud, väike, suur, on ju. No ütleme nii, et kui sa oled selle ära teinud, siis see on väike. Ja nüüd sa teed selle ära, on ju. Ja siis tegelikult, kui sa oled tulnud sealt, ütleme 15 000 on ja nüüd jõuad 10 000 peale, siis see mugavustsoon, tekib autopiloot. Ja nüüd ongi see, et nagu Bob ütles, et tänapäeva ühiskonnas on võitjad need, kes õpivad, lasevad sellest lahti, on nõus laskma ja uuesti õppima. 100%. Just nagu sinagi vaata, et sa nagu teed midagi, siis sa saavutad selle käibe. Ja sa lased lahti. Just, ja nüüd sa pead õppima uue mudeli, mis annaks sulle võimaluse teha 400 000 käivet, mitte see 40 enam. Ja mina hakkasin ette kujutama seda, et mu naabrimees ammu juba teeb 40 000 ja siis mu naabrinaine ja sõbranna, nad teevad 100 000. Et see on täiesti normaalne asi, mida nad teevad. Et ma närvis, kui ma lähen öösel magama, viimane asi, mida ma mõtlen, on see, et minu tänava inimesed kõik teenivad 100 000. Jumast äge on. Ja eriti hea mõelda, et issand, kui head ma teenin juba ise. Jah. Aga coaching ja teraapia käivad tegelikult käsikäes, sest coach imine vaatab tulevikku, teraapia vaatab minevikku ja seda mõlemat on vaja, sest vastasel juhul su coach teeb sinuga nagu tööd hullult palju, sa istud seal coachingu sessioonil ja mõtled, jaa, ma tahan. Ja sa lähed koju ja siis hakkab mingi alateadlik hirm hakkab saboteerima. Tee kindlasti mõlemad korraga. Ja nüüd mõtlen, et mulle väga meeldis Bobi lähenemine selle asjale. Ta ütles, et kui sa lähed psühholoogi juurde või psühhiaatri juurde, ma ei tea, kuidas need on täpselt nimetused. Erinevad ametid. Ja kumb see õige on, vaata, kelle juures sa käid seal kogu aeg rääkimus. Ütleme nii, et pille me ei krõbista. Et palun ära mine antidepressantide peale, see on kõige halvem asi, mida teha. See teeb ainult väga madalal sagedusele ja haigusteni. Ja Bob ütles, et ma tean inimesi, kes on käinud 10 aastaid seal nii-öelda, nimetame siis teraapiat, abi saamas. Ütles ja siis ma olen, need inimesed jõudnud minu juurde ja ma olen teinud nad paari kuuga terveks. Sest kui me fookuse paneme minevikule ja räägime sellest hästi tihti, siis tegelikult see loob sarnaseid tulemusi. Täpselt. Nüüd ongi meie eesmärk tegelikult on panna oma fookus, nagu Egle on teinud ära need exitid ja asjad, meie fookus on tulevikul. Me oleme teadlikud sellest, mis minevikus juhtus, aga me ei lase sellel otsustada, mida me edasi teeme. See ongi, et mul ei ole raha.
ma leian need vahendid. Ja Ma arvan, kõige tähtsam küsimus on see, et mis on nõutav, et ja siis pane oma küsimus sinna juurde. Egle, kuidas Wishiga on? Võiks Kõll juba jah, rohkem. kõll on jah. Ja kes tahaks öelda, et näiteks, et ma tahan vee-businessisse minna, aga ma ei tea, kõik on tehtud juba ja ma ei saa vett juua ja nagu, aga USA ettevõte, kes tegi Liquid Death'i, nagu Liquid Death on tegelikult tavaline vesi ja üli edukas. Pigem on see, et kui sa suudad luua momendi oma tootega või siis see $1 shaver club nagu. Eestis on meelest väga hea, ma toon hea näite, mis minule on silma jäänud, on see Haagevesi või mingi asi. Tegelikult ju turg on justkui täis ju, jõukat veed on ja, aga nad suudavad ikka turul tulla, ikka läbi lüüa. Tegelikult Amazoni turundajaid on maailmas, ma arvan, palju on, 100 000, miljoneid. Meid on palju. Coach üle maailma on, ma arvan, miljoneid. Aga sina oled unikaalne. Ja selle ma tahakski öelda, et sa oled unikaalne, sa oled võimeline saavutama seda, mida sa tahad. Aga selleks, et seda saavutada, pead sa teadma, mida sa tahad. Egle, kui sa alustasid ja saavutasid selle käibe 40 000, mis järgmine samm oli? Oli mingi unistus? Siis, kui ma lasin lahti sellest, et 40 000 on ebanormaalne, ma nagu läksin sellega kaasa, siis ma nagu võtsin uue reaalsuse, et minu ülesanne on teenindada ettevõtet. Kui ettevõte tahab kasvada, siis see number ei ole probleem. Siis oli pigem juba see, et kuidas ma rahastan seda, sest ma olen füüsiliste toodete business, siis mul on vaja osta ju välja Hiina tehasest, shippida päriselt konteineritega. Meil läksid mingi 8-10 konteinerit. Ma ei näinud seda kaupa. Ma üldse ei tea. Mingi kolossaalne hunnik nagu metsatäis, mingi asja läheb. Sa ei peagi teadma. Aga nagu siis su energia sellest muretsemisest vabaneb hoopis loomise peale. Ja see on hästi oluline, et nii kui sa tunned, et mis iganes segment, tegelikult see on väga oluline asi, mis iganes segmendis sa tunned, et siin on nagu paha ja nagu mul ei lähe hästi, siis sealt on vaja vabastada energia. Kui sul teed teraapiat või ma ei tea, ütled elukaaslasele, et kuule, ma ei tea, see ei toimi. Kusjuures oluline naget on see, et väga sageli meid hoiab tagasi meie väga ringkond, kas meie tädid, onud, emad, elukaaslane, nad ütlevad, miks sul on vaja rabeleda, miks sa ei võiks rahulikult kodus olla, miks sa pead jälle järgmist asja tegema? Nad tegelikult tahavad meid kaitsta. Nad tahavad meid kaitsta, nad ei taha seda halva pärast, aga sa pead aru saama, et see ei vii sind mitte kuhugi edasi. Järgmine lause on eriti põnev. No. Nad tahavad sind kaitsta, aga tegelikult nad tahavad ennast kaitsta. Ja, sest nemad on mugavustsoonis. Just, ja nüüd, kui sina teed asju, siis nemad peavad kas kasvama või nendel on sinuga ebamugav olla. Ja mäletan, mul oli onu selline vahva, siis kui ta alustas oma ettevõtlusmudeleid ja hakkas tegema ise midagi, Vene aja lõpus on juba, ja tal oli edukas ettevõte ja siis kõik sugule hakkasid rääkima, tal ei ole üldse aega meie jaoks. Aga mida tegelikult ju onu tegi? Mis sa ennem just rääkisid, ta lasi lahti sellest seltskonnast, mis teda edasi ei viinud. Ta hakkas suhtlema nende inimestega, kellega oli mõtet minna a la sauna ja rääkida juttu, et oma ettevõtet kasvatada ja uusi kontakte luua. Mitte nende sugulastega, kes tahtsid napsu võtta ja kritiseerida valitsust ja mida. Keda iganes, naist ja valitsust ja poliitikat ja et raha on vähe ja poliitikaid tehta õigesti. Mõtle, kui äge oleks, me siin istume nüüd tund aega ja siis anname hagu, et kuidas kritiseerime oma abikaasat kõigi teie kuuldes siin ja see kindlasti muudab meie suhet ju paremaks, eks ju. Absoluutselt mitte. Inimesed teevad täiesti nõmedaid asju, vabandust väljenduse eest. Nad ei räägi inimesega, kellega on probleem, nad räägivad kolmandate isikutega, kes mitte kuidagi ei lahenda seda olukorda ära. Ja mida sa ainult teed, olete kuulnud seda ütlust, et jagatud mure on pool muret või? Mina ütlen, see on kahekordne mure, sest teine inimene hakkab ka nüüd muretsema, nüüd see võimendub. Ehk tegelikult sa annad sellele asjale, mis sulle ei meeldi, järjest rohkem energiat. Jep, ma toon siia väikse nõuande, ma pole küll küsin, kas sa vajad nõuannet, aga ma annan sulle nõuannet ikka. Kui sa satud olema teisel pool lauda ja näiteks, ma ei tea, su vend või õde või sõber on olukorras, kus ta nagu tunneb, et ma tahaks enamat luua, see on midagi tõesti crazy't ja sa tunned, et sa tahaks seda kaitsta, et ära ole crazy, et nagu siukseid asju ei tehta või nagu pane kohe näpp peale sellele, pigem küsi, hei, mida sa vajad praegu, kuidas mina saan sul abiks olla, mis on nõutav selleks, et sa saad järgmised sammud ära teha, mis sa saad aastaga ära teha, mis on sinu aastaplaan, mis on sinu kuuplaan, mis on sinu kvartaliplaan ja nagu vaata pigem ettevaatavalt, ära kuku lahendama tema probleeme. Iga inimene tegelikult teab oma unikaalset lahenduse valemit ise, kui ta saab sinuga jagada seda kohta, kus ta praegu on ja võib-olla ta on hädas ja väga sageli inimesed on hädas. Inimesed ei vaja su nõuannet, kui nad just ei küsi seda, nad tahavad välja öelda ja siis nende jaoks avanevad uued uksed. Nii et lihtsalt vahetasin korraks lauda sinu jaoks.
Minu arust on väga hea nagu selline harjutus on seesama, et kirjuta probleem välja paberi peale. Ja nüüd pane oma vastu see inimesed, kes siin, keda sa nagu väärtustad, ütleme, ma ei tea, Robert Kiyosaki ja ma ei tea, Grant Cardone on ja ma ei tea, Amazoni turundaja, keda sa võib-olla fännad maailmas on ja pane need nagu niimoodi laua taha istuma ja siis tõuse enda koha pealt ära ja mine istu sinna koha peal, kus on kirjutatud a la Bob Proctor ja küsi enda käest, kuidas Bob seda olukorda näeks? Kuidas Grant Cardone seda olukorda näeks? Ja ta ütleb, et tahad 100 000 teenida, no aga miks sa ei teeni seda siis, on ju? Tee seda, hakka liikuma. Mis on nõutav selleks, et ja väga sageli, kui me räägime hästi lihtsast asjast, näita mulle nagu eestlast, kes ei tahaks, et tal on 10 000 netos pangakontol iga kuu. Nagu nii lihtne küsimus on ju. Mul ei ole nii palju ikka vaja, ma ei tahagi tegelikult rikkaks saada. See on see alateaduse programm, mis nüüd tuleb mängu, sest rikkad on pahad. See on see kuvand, mida meile luuakse. Vaadake animatsioone. Rikkad on pahad. Ja mina toon siia selle juurde, et okei, kui sa saad sellest nagu prügi mõttest lahti, et rikkad on pahad, mida ma saan selle 10 000-ga teha? Ma jälle siis teha, kui sul on see 4000 üle. Mõtle, sa saad oma laiema pere viia Seychellidele, sa saad annetada, sa saad koolidesse luua mingisuguseid, ma ei tea, ettevõtlusprogramme, sa saad parimatele õppuritele anda auhindu, on ja. Sa saad nii palju luua elus rohkem, kui sul on rohkem raha. Rikkurid ei ole pahad, vaid rikkurid on need, kes saavad läbi enda nagu südamega kontaktis olles luua veel enamat siia maailma. Ja nüüd ma toon selle tagasi, mis enne alguses ütlesid, vaata, et need, kes saavad kähku mingi kapitali, need on, mina ütlen, need ratsarikkaks skeemitajad, on ja, siis nende väärtushinnangud ei ole veel paigas. Aga nüüd, kui sina nagu inimesena oled arenenud, kasvanud, on ja, ei no, tegelikult on ju, et see kehtib kõigi kohta, vaata, et kui me inimesena areneme ja kasvame ja saavutame edu, siis me oskame väärtustada seda raha, me oskame väärtustada, me oskame aidata, päriselt aidata teisi inimesi, mitte et osta lotopilet, siis võidad, on ja siis kaotad kõik selle. Sest tegelikult sul puudub teadlikkus, mis selle rahaga teha, kuidas investeerida ja sul ongi korraks, mina nimetan õnnelik hetk elus. Aga aasta-kahe pärast oled sa juba jälle kehvas olukorras, sest sa oled ostnud omale suure maja, mille ülalpidamiskulud on kordades suuremad. Sa ei ole raha kuhugi investeerinud. Nüüd sa avastad, et sellest palgast ei tule enam välja, et seda kõik üleval pidada, ostsid omal veel auto, mis on, ma ei tea, V8 mootoriga. Kõige rumalam palga tõstmise argument on see, et mul on nii suured võlad peal. Ja ma kuulen seda nii palju inimestelt, kui nad ütlevad, et ma peaks ikka bossi pealt küsima rohkem palka, sellepärast, et ma ei ela ära, sest mul on autoliising, mul on majalaen, ma tahan perega reisil käia. Keda huvitab? Nagu sina oled need laenud võtnud, küsimus on pigem selles, kuidas mina oma väärtust tõstan nii, et ülemus tahab mulle rohkem maksta ja kui ta ei maksa mulle rohkem, siis ma lähen järgmisse kohta, löön ukse jalaga lahti ja ma saan selle raha. Nii et tegelikult küsimus on selles, et kui ma tahan 10 000 oma netos saada pangakontole, kuidas mina saan iseenda väärtust tõsta nii palju, et see hakkaks tekkima minu konto peale. Ma tahan öelda, et esimene võimalus, kui sa räägid 10 000, siis inimene mõtleb, ma pean minema riigitööle. No siis mine riigitööle, kui sa saad seda teha, jumala eest. Ja kui sa tahad seda teha, kui sa päriselt seda armastad. Teine võimalus on, sa käid seal tööl edasi, kus sa oled ja hakkad kõrvalt looma midagi. Kas või digicontenti või midagi, et vaata, miks on praegu oluline ja võib-olla miks Karmoga mind kutsus siia praegu ja sügisel konverentsil on see, Eesti on nii pisikene, miljon inimest on ju, aga sul on miljardid kliendid globaalselt olemas ja Eestis meie teine emakeel on inglise keel. Et me saame nii-öelda Eesti laiendada terve gloobuse peale, kõik see, mida sa täna teed, ala koristaja näide, ma hakkan shortse tegema, ma monetiseerin selle ära, ma teen naljakalt neid asju ja iga asi on võimalik viraali panna, kui sa paned kas või YouTube'i how to go viral with shorts nagu, vaata lihtsalt 7 tundi neid videosid ära, sul on valem käes ja siis paned oma professiooni sinna juurde ja siis monetiseerid selle lihtsalt ära ja sul on maailmaturg on sinu pihu peal. Kõik uksed on sul valla. Kui sul on olemas internet, nii nagu meil siin praegu on olemas. Pargis, siis sul on kõik vahendid olemas selleks, et edu saavutada. Ja ma tahan veel rõhutada seda, et üks asi on, et mul on see internet, on ju, meil on olemas. Aga meil on sündides kaasa antud ka vaimsed võimed. 6 tükki. Kujutlusvõime, arutlusvõime, intuitsioon, mälu, tahe, vaatenurk. Need on meil kaasa antud beebina. Need on täitsa tasuta antud. Interneti eest tavas pead maksma. Need on sul tasuta kaasa antud. Need on sinu tööriistad.
ole hea, õpi oma tööriistu hästi kasutama. Sest ma tegin täna hommikul ka live video ja ütlesin, et te võite anda mulle kõige paremad mehaanika tööriistad, et autot parandada. Ma ei saa sellega hakka, mul ei ole praktikat. Kui te annate mulle kõik vajalikud tööriistad, et ehitada maja valmis, sellest ei tule maailma parim maja, sest ma ei tea, mida ma teen. Kui sina ütled mulle, et ma annan sulle kõik vahendid, kuidas Amazonis turundada, mul on vaja praktiseerida, mul on vaja harjutada. Ja tead, mida sul on veel vaja, mis on üks väga suur nurgakivi, on see, et sul on tegelikult vaja huvi selle valdkonna vastu. Tarmol ei ole Amazoni vastu huvi, nagu ma võin kindel olla. Sa tahad inimeste arengu ja... Autit turundama sinu kaasabil. Võib-olla tõesti. Mõtle sündis praegu. Jaa. Maailm, iga inimene maailma suures pusles on unikaalne pisikene tükikene. Sina ei saa olla Karmo, sina ei saa olla mina, aga see, mis oled sina, on see, mida maailmal on vaja läbi kõikide oskuste, huvide, ma ei tea, teadmiste, mida sa oled ja kogemuste, mida sa oled elu jooksul saanud ja elu suurem universum on sind siia maailma toonud unikaalsena sellepärast, et ilma sinuta maailm oleks ebatäielik. Kui sa selle julged lõdvestuda iseendasse ja mida sina tahad teha ja mis suunas sina tahad voolata. Väga sageli me toome, siis sa teed õiget asja, sest väga sageli me toome näiteks, ma ei tea, vabanduse, et mulle meeldib hullult kokata, aga no ma ei hakka ju oma restorani tegema või nagu, siis mul on ju pikad tööpäevad ja on ju. Aga kas keegi maailmas täna kokkamisega suudab teenida endale elatist ja rohkem? Kas see on juba tehtud? Vaata ükskõik mis TikToki või Instagrami või mis iganes kohta, see on juba ära tehtud. Sinu asi on nagu lõdvestuda sellesse usaldusse, et see, mida sa tahad, see tegelikult on juba tehtud. Sinu asi on lihtsalt lubada seda oma ellu. See on kõik. Kusjuures toob mind selle juurde, kus Albert Einstein ütles vist, et kõik asjad, mis on loodud ja mis luuakse tulevikus, on juba olemas. Nii et tegelikult kõik, kui sa suudad millegi peale mõelda, sa suudad seda ka ellu viia. Ja nüüd Egle, ma vaatasin sinu imelist telefoni, vaata seal ja siis vaatasin kella ja mõtlesin, et tooks nüüd välja need, ütleme, bullet pointid. Sellised 3-5 bullet pointi, mis on sinu nägemus sellest ja oma kogemus sellest 7-aastasest teekonnast. Mis on vaja selleks, et vahet ei ole, see ei pea olema üldse Amazoni äri, et lihtsalt mõtleks, et elus läbi lüüa, et mis need on, ütleme, 3-5 sellist bullet pointi, mida sina, armas vaataja, võid kirja panna omale öelda, et vot Egle andis mulle need nõuanded ja vot nendega ma lähen läbi maailma. Mul on 3 last. Ma oma lastele ütlen alati seda, et ma tahan näha, et sa ebaõnnestud 10 korda. Ja ma õppisin nädalavahelisel süstaga sõitma, käisin vee all. Väga lahe oli. Nii ma juba oskan paremini sõita. Ja see vale häbi, mis tuleb, oh my god, ma pole perfektne või niimoodi. Me saame, ütleme nii, et iga uus valdkond, kuhu me tahame sisse minna, on nagu valgustamata tuba. Ma teen vaikselt selle ukse lahti, ma ei julge sinna minna, sest mis seal on? Ma tahan, et sa lähed, sa tõmbad selle ukse lahti, sa lähed sinna sisse. Ma tahan, et sa oled ebatäiuslik, sa ebaõnnestud, inimesed kritiseerivad sind, sul ei tule välja. Meil näiteks praegu, ma ei tea, hangub internet. Kuku võimalikult palju. Ja kuku võimalikult, mine alguses, kui sa lähed ettevõtlusesse või sa lähed uut, ma ei tea, karjäärihüppet tegema, mine teadlikult selles, et ma lähen ebaõnnestuma, sest iga ebaõnnestumisega sa saad nii väärtuslikud infot, mis tegelikult töötab, mis ei tööta. Kui sul see ei ole paberi teadmine, see on päris elu teadmine, ainult päris elu teadmised viivad sind elus edasi, sest elu iga päev muutub ja on uus ja kui sa loed raamatut, see on kõik väga tore, keegi küsis siin raamatusoovitusi, me võime anda, aga päris elus asjad kogu aeg muutuvad ja kui sa lähed ja võtad selle päriselu informatsiooni, siis sa lood iseendale nii palju väärtust, et inimesed päriselt on nõus sulle 10 000 neto nagu maksma, või maailma turg annab sulle selle. Ja kui sa lähed maailma turg, ma korra segan vahele, kui sa oled loonud endast väärtuse, siis sa võid teenida miljonit kuus, mitte 10 000 enam. Aga see miljon tundub esialgu nii hirmutav. See on ainult 83 000 käivet kuus, ma ütleks ainult. Ja ongi. Minu jaoks, kui me maailma turul oled ja see on 83 000, siis see ei ole nii üüber keeruline. Minu Amazoni kogukonnas, kus ma ettevõtjaid juhendan, see on umbes aasta-pooleteise teema, et teha 83 000 eurot kuus käivet või dollarit ja see on miljoni portfell põhimõtteliselt. Nii, okei, see oli esimene. See oli esimene. Teine on see, et kui sa täna, palun korraks vaata oma elusse sisse, et kui sul on
ressursiprobleem ja ma päris võin nagu mütsi ära süüa, see ei pea olema šokolaadist müts, on ju, tavaline vildist, mis iganes. Kindlasti sul on ressursiprobleem, sul ei ole aega, sul ei ole raha. Aeg, raha, teadmised selleks, et üleüldse sa saad liigutada ennast stagnatsioonist edasi, on see, et teiste elude elamine tuleb ära lõpetada, notification'id telefonis kinni, mõttetu, need sõbrad, kes ei hinga tulevikku, kes istuvad minevikus, sorry, sa lihtsalt optid välja, tegid võib-olla kord aastas, et see nagu ei tee nagu, sul ei ole vaja nagu tülli minna, aga sa ei käi enam iga jumala kvartal või iga pühapäev nende juures. Võtad teiste elude elamisest ennast välja ja sa võtad enda ärapanemisest ennast välja ehk Netflix ja mõttetu mängimine ja mingi. Tundide viisi. Ja väga oluline koht on see, et kui sa tõmbad ennast suhkru, jahu ja nagu high carbs dieediga koomasse, siis sa samamoodi tõmbad ennast elust välja. Sa võtad mingi 4 tundi aega, et tõmmata ennast tagasi nagu energeetilisse heasse teravasse seisu on ja see on ka see koht, kus me ennast ära paneme. Nii et natukene revideeri seda, et kus kohad on see need, kus sa nagu lülitad ennast elust välja, enda elu elamisest välja. Ma toongi hästi elulise näite. Kõik me oleme koolis käinud. ja siis tehakse kooli kokkutulekuid. Kes on seal kunagi käinud, ma tõstan käe, ma ühe korra olen ikka käinud. Ja ma sain aru, et enamus inimeste jaoks on elu seisma jäänud. Jah, et lõpetas 12. ära, ta on endiselt enam-vähem selline, nagu ta siis oli. Või siis lõpetas ülikooli ära ja ta on jäänud sinna, kus ta oli. Ja siis ma tegin ka omal otsuse, et väga ebapopulaarne otsus tuleb välja, et eile kuulsin ka, et väga populaarse otsuse. Ehk ma Messengeris on mingi chat, et meil saab 25 aastat mingi asjast mööda ja ma ei ole isegi nagu vaatanud, mis seal toimub. Sest minu jaoks eelmine kord oli juba selline, et see on minu jaoks mõtet aja raiskamine. Ma ei ole ühelgi kooli kokkutulekul käinud. Ja me ei ole pahatahtlikud. Mitte pahatahtlikult, vaid lihtsalt elu on niimoodi seadnud, aga ma ei ole. Pigem, mis ma olen teinud ja ongi see, võib-olla 3. nõuandena, mis ma tahaksin sulle anda, on see, et me tegelikult päriselt oma hinges oleme õnnelikud ainult siis, kui me kasvame. Mitte siis, vaata kuidagi on see, et ühiskond ütleb meile, et meil on vaja saavutada stabiilsust ja nagu, et mul on kõik hästi. Kui sõber tuleb ja küsib, et kuidas läheb, no hästi on ja, aga tegelikult ei ole. Läheb imehästi. Ma küsin alati vastu, kuidas tuleb. Täpselt. Tegelikult peaks küsima sõprade käest, kuidas tuleb, mitte kuidas läheb, sest kõik, mis läheb, see läheb ju mööda. See on sama ja küsimus, palju sa auto kütust, kõik, mis sa paaki paneb, võtab ära, mis vahet seal on. Ja see nagu läheb. See on väga oluline, et me keskendume tulevikule. Absoluutselt. Ehk fookus tulevikule. Ja nüüd me jõuame siia, sa said punktid kirja, ma loodan, ja sa ei saanud. Korraks ütlen veel selle, sorry, mul läks korraks mõttelõng läks lendama, et kui ma keskendun tulevikule, siis ma olen tahtlikult ebamugavustsoonis kogu aeg natukene. Ma ei ütle, et sa pead olema kogu aeg ärevuses ja oh my god, ma ei tea, mis ma teen ja võõras riik ja võõrad inimesed ja võõras kursus ja võõras töökoht on ju, aga ole kindel, et sul on seda ebamugavustsooni kogu aeg nagu enda elus, nagu iga nädal peab olema midagi, mis on uut. Kas sa õpid või iga nädal sa kohtud ühe uue inimesega või on uus mingi ringkond või sa, ma ei tea, nagu arened mingis suunas, sest see on garanteeritud, sa ei ole päriselt fulfillitud hinges, kui sa ei arene ega kasva. 100% nõus, sest elu mõte on kasv. Kui puu enam ei kasva, siis ta kängub ja sureb ja inimesel on täpselt samamoodi, kui ta ei võta vett, meil on nii hea vesi, võtta vesi, et siis tegelikult ei ela täisväärtuslikult ja ma olen sinuga 100% nõus, ma olen ju tööl käinud, palgatööl ja sa teed oma tööd hästi, sa teed südamega ja sind justkui natukene väärtustatakse ka, aga kui sa oled jõudnud sinna kohta, kus sa oled jõudnud ja enam arenguvõimalust ei ole, siis sa tunned, et sa muutub rahul olema. See on kuldsed käerauad ja see on see koht, kus sa päriselt õnnelik olla, siis tegelikult sa vahetad mugavuse ebamugavuse vastu ja kui sul on täna juba see küsimus, et kas kuldsed käerauad või ebamugavus ja kasv, varem või hiljem sa jõuad sinna, et see on ebamugavus ja kasv. Kui sa jääd kuldsetesse käeraudadesse, on garanteeritud, et sa lõpetad depressioonis. No nii, see on mitu aastat, ma ei hakka seda ütlema. Aga nüüd me jõuame kõige tähtsama asja juurde ka, et kui sa tahad, siis Egle on toonud konverentsi sisse. Septembris tuleb konverents. Ja kutsusin Egle sinna konverentsi väga lihtsalt põhjusel, nagu sa täna juba aru saad. Siin on rohkem vaja lisada, ma ei hakka reklaami tegema, miks Egle seal on. Kõik saate juba aru. Aga pealkirja on väga hea, alguspunkt. Enesearengu ja ärikasvu konverents. Eneseareng käib esimesena ja seejärel tuleb ärikasv. Ja sina tõid korduvalt sisse, et tegelikult eneseareng
ja kui sa ise kasvad, siis sinu ettevõtte kasv. Kui sa ise kasvad 2 korda kiiremini, siis sinu ettevõte teeb ka kasv. Et sa ei saa jääda lootma, et ettevõte kasvaks või sinu sissetulekud kasvaksid või suhe paraneks, kui sa ise ei kasva. Mul on sulle kurvad uudised. Ma katsetasin seda meetodit, see ei töötanud. See töötab niimoodi, et sa paned lihtsalt peaga vastu seina põhimõtteliselt ja sealt jääb ainult veri ja katki sekundid. Jaa, väga valus oli. Väga valus, pole mõtet. Ei, oma kogemust võin öelda, ei soovita ja olen 8 aasta jooksul, mis ma olen inimesi juhendanud, ma olen näinud nii palju, et tegelikult kui inimene muudab oma vaatenurka endale ja oma ettevõttele ja maailmale, siis tegelikult kõik muutub. Sinuga vestlusest sündis mulle siin miljardi käibe idee, mida me lähme nüüd arutama, ja ma ei tea, kaua sul lapsed seal vastu peavad ilma sinuta. Neil on kino on 1:30, siis on pool tundi aega veel. Et tegelikult ka, need on need arutelud, mis tekitavad nagu sellist mingi inspiratsiooni ja süsti ja asja. Ja nüüd kujuta ette, et sa tuled alguspunktile, sul on 100+ inimest, kes kõik on inspireeritud. Kõik tahavad kuhugi jõuda. Ja ma olen näinud, kuidas eelmistest alguspunktidelt on sündinud äriideed, need on ellu viidud ja inimesed on palgatöölt ära tulnud, nad on teinud oma ettevõtte, 10-kordsed kasvud ettevõtetele. 100%. Sa räägid praegu nagu keskkonnast. Sul on inimesed, kes mõtlevad samamoodi ümberringi, see on mega oluline. See kindlasti, kui sul täna nagu, ma ei tea, ema, elukaaslane, sõbrad ei ole sellised, siis pane ennast sellesse keskkonda, kus inimesed mõtlevad samamoodi. Me Karmoga kusjuures oktoobris oleme Hispaanias ettevõtjate retriidil, kui sa sellest oled huvitatud, otsi mind või Karmot üles, saad veel liituda, mõned üksikud kohad on meil alles, aga kohustuslik on tulla konverentsile, sest et see uute sõprade ja see network värk on lihtsalt nii powerful, mida ma oma Amazoni kogukonnas teen, on see, et mina ei juhenda pisikesi rakukesi. Mul Amazoni kogukonnas inimesed ise formuleerivad pisikesi rakukesi, kus nad küsivad, et hei, kas sa juba müüd või sa alles alustad? Nad grupeeruvad selle järgi, kui kaugel sa juba oled ja sa saad 11 hoida accountable, hoida nagu toetada või siis, ma ei tea, nõu anda või nõu küsida, kes sa oled samas faasis. Kui sa näiteks konverentsil kohtud inimestega, kes tahavad hakata tegelema, ma ei tea, mingisuguse kehahooldustoodetega või õmblusfirmaga, siis sa saad teha mini-mastermindi nendest ettevõtjatest ja sul on automaatselt see, et energia hakkab ühiselt liikuma õiges suunas, mitte see, et kas sa hulluks peaks läinud või? Neid ettevõtteid on juba nii palju, mida sa üldse mõtled endast, sa oled mingi Viljandi keskkooli kasvandik, on ju. Noh, ma tulen nüüd pisikesest Märjamaa keskkoolist. Ma olen Kingissepast pärit, ma ei ole isegi mitte Kuressaarest pärit, siis oli Kingissepa. Nii et kui sa tahad päriselt nagu power'it saada, tahad vaatenurki, tahad meiega päriselt kohtuda, mitte lihtsalt niimoodi veebi vahendusel, siis alguspunkt on septembrikuus ja Eglega leppisime kokku. Kui sa lähed kodulehele, ma panen pärast selle lingi sulle meili ka, siis 48 tundi tänu Eglele on sul võimalik kasutada sooduskoodi, mille nimi on Egle Raadik. Kokku kirjutatud. Ma panen selle meili ja see annab sulle ei rohkem ega vähem kui 20% soodustust. See on väga hea soodustus. Ja tegelikult siin ei ole nagu hind oluline, vaid tutvused ja nagu oma kogukonna leidmine, oma tribe'i leidmine on kõige olulisem ja inimesed maksavad selle eest miljoneid USA-s. Mina olen selle eest maksnud, ma arvan, et 100 000. Sest et see on nagu see, et mis energiasse sa ennast paned, kas sa paned ennast seisvasse veita või sa paned ilusasti liikuvasse suvisesse jõkke, mis liigub ägedas suunas, see on tegelikult priceless. Kersti küsib siin, et kuidas ebamugavustsooni ärevusega igapäevaselt hakkama saada. Ma räägin sellest konverentsil, ma räägin, kuidas saada iseendale see aeg, mis praegu läheb hästi palju raisku. Me teeme kiire harjutuse sinuga seal, kuidas sa saad kaardistada, kuulates teiste mõtteid, kus nad on kaotsi läinud. Sa saad iseendale pime nurki avastada. Me kõige sellega tegeleme. Seal tuleb ka grupitööd inimestele, kes istuvad, seal tulevad ümarlauad ja see ongi mõtteviisi muutus ja strateegiad. Et see ei ole lihtsalt, et ma tulen, et räägime mõtteviisist või Egle räägib ainult Amazonist mingi. Me ei ole teoreetiline, nagu ma ise vihkan täiega selliseid ettekandeid, kus on mingi, ma lihtsalt unistasin ja siis ma sattusin Forbesi kaanele nagu, ei ole olnud sellist asja. Sükest asja ei ole nagu. Sa pead teadma, et kõik tüübid, kes on kuskil kaane peal, see on see pisike jäämetikk, seal all on nii palju seda tööd, mida me konverentsil tegema hakkame ja sul on vaja see töö ära teha ja see on praktiline töö. Kui sa leiad ennast, et sa loed pidevalt raamatuid, sa vaatad kogu YouTube'i, sa käid kogu konverentsidel, aga sa juba 5 aastat tegelikult ei ole mitte midagi ette võtnud, siis on see, et see praktiline komponent on vaja sinna. Kas sa räägid minust praegu või? No iseendast.
väga hea, ma tundsin ennast ära, vaata, et minevikus nagu ma olin, absoluutselt sama siin. ma olin see enesearengu professor, Ma nagu arvan, Laine et minu ütles. raamatukogu väärtus on nagu, ma võiks see väga toreda nagu ümber maailma reisi teha selle Ma usun, raamatukogu väärtuse jaa. koha pealt. Muideks, kes ei ole lugenud Napoleon Hill Think and Grow Rich raamat, originaal palju maksab? Originaal või? Vau, sul on see olemas või? Mul ei ole. Oh my god. Ma tahtsin, ma tean, palju maksab. No palju maksab? 10,000+. Oh, geez. Üks raamat. Ja neid ei ole väga saada ka, nii et mul sõber ostis omale Saksamaalt, ütles, ta sai oksjonilt selle kätte 6500. Okei. Airi küsib siin raamatusoovitusi. Ma võin enda lemmikraamatut, mis on mind aidanud kasvule soovitada, kui konverentsil on vaja seda teha või? Tead, teeme niimoodi, et te saate järelvaatamise lingi, see on 7 päeva aktiivne. Egle paneb sealt oma poolt 5 raamatut, mida ta soovitab. Me läheme nüüd paberipliiats, võtame ja kirjutame ülesse ja mina panen omalt poolt 5 raamatut. Et loomulikult lugemine on oluline, aga me rõhutame Eglega mõlemad praegu siin koos. Praktika on oluline. Üks nugget viimane, mis ma tahaksin anda, on see, et mida ma oma Amazoni kogukonnas nagu, see on umbes nagu vitsa saad, kui sa seda ei tee. Sa ei lähe järgmisele raamatule isegi mitte ligi, kui sa eelmisest raamatust ei ole välja kirjutanud kõige olulisemad mõtted, need pannud kalendrisse ja ära teinud. Sa ei lähe võtma järgmist raamatut enne. Sellepärast ma loengi seda rikkaks saamise teadust juba mitu kuud. Üldse läbi ei saa, on ju? Ei saa läbi, ma olen nii aeglane lugeja, et näiteks Think and Grow Rich raamatut olen lugenud aastast 2013. Ikka loen veel edasi, vaata. See on üks enesepettuse viis, kui ma loen 10 raamatut korraga, siis ma tahan lihtsalt ennast meele lahutada. Aga tegelikult ma petan ennast, ma panen ennast ära, sest ma ei lähe tegevusse. Mul on vaja ideed, tegevust ja siis alles asjad hakkavad mu elus juhtuma. Ja sellega me ütlemegi head aega teile. Te saate järelvaatamise lingi umbes paari tunni pärast, sest meil on vaja nüüd mõtted koondada kõik siin ilusasti ka meili, et saaksid sellest siis tunnist maksimum võtta. Ja ilusat päeva sulle, aitäh sulle, kullakene, et sa tulid siia. Ja näeme sügisel konverentsil, võta kõik oma küsimused kaasa, hea meelega vastan. Sõbrad ka kaasa. Sõbrad kaasa ja tegelikult ma tahan, et sa võtad kaasa kõik kõige valusamad ja keerulisemad küsimused. Kui sa räägid elust kui sellisest koogist, millel on, ma ei tea, 12 sektorit on ju, ma olen päriselt kolistanud kõikides nendes väga kõhulimaas, väga kraapinud ja vaadanud, kuidas üldse toime tulla. Hea meelega aitan sind edasi kohast, kus sa oled ülikinni. Ja tuletame meelde, et kui sa oled konverentsil, me liigume seal ka ringi. Sa saad ka vestelda meiega. Me ei luba sulle tunde, aga paar küsimust me ikka leiame. Ja seal on meil ka selline asi, nagu on paneel, ehk siis saad küsida küsimusi ja meil on äge õhtujuht, nagu sa juba tead, Milt Lussmägi on meie õhtujuht. Nii et saab tulema vägev. Aga andke meil andeks, me läksime 4 minutit üle, aga ma loodan, et te saite nii palju väärtust, et te pane seda pahaks. Anja, tšau!